Seekord oleme siis oma Palju õnne rubriigiga tulnud pealinnast ära heade mõtete pealinna Tartusse, sest siin elab üks väga äge ja särtsutäis naine, kes tähistab peaaegu oma 40. sünnipäeva, aga no ta näeb umbes poole noorem välja. Igal juhul läheme ja vaatame, kes siin Patso restoranis meid nüüd ootab ja see on keegi muu kui Sandra Sillamaa. Sandra, vaata, millised toredad tordid tegi meie tordimeister ja kõigepealt laseme tiigri tuppa. Ma pole sellist torupilli näinud. Just. Ehk siis see on täiesti tordimeistri enda looming ja ta seostus siis tiigriga ja torupilliga. Nii et need on sinu elus ilmselt väga olulisel kohal. Palju õnne, Sandra. Väga tore, aitäh. Aga nüüd sa võid öelda, kus sind siis tegelikult ikkagi muusikuna näha saab, see suvi tuleb ju veel tihe ja just nimelt ka selle torupilliga. Torupilliga ja suvi tuleb tihe Trad Attackiga ja meil on palju kontserte. Et kuna me sügisel läheme loomingulisele pausile, siis me suvel veel kütame mõnuga, nii et kindlasti Viljandi Folgil, Treski Festil kindlasti, ja. Nii et palju tiigreid ja torupille sulle siis ellu. No nii, Sandra, tegelikult kui me sinuga nüüd siin kohtume, siis võiks öelda, sa oled viimaseid päevi veel 30-ndates ja 39, et kuidas sa need 30-ndad enda jaoks kokku võtad? Hea küsimus, tere! Kohe selline purakas algusesse, kuidas ma kokku võtan? Ma arvan, sinna 30-ndatesse on mahtunud tohutult palju kõike. No muidugi esimesena minu jaoks ka kõige olulisem praegu tulevad lapsed kindlasti, väga palju tööd selle kõrval, enda tohutud elu muutused, alates tegelikult ju bändi alustasime natuke varem, aga kõik tuuritamised, lahutus, kas abiellumine jäi ka sinna sisse? Jah, abiellumine lapsi, ei olnud 20-ndate lõpus, 30-ndate. Ühesõnaga, et kõik on nagu ära tehtud selle kogu eluspekter. Et kes ütles, kes oli Karl Jung, kes ütles, et see kõik on selline nagu proov, sa õpid ja 40-ndates hakkab nüüd elu. Nii et ma väga ootan neid 40-ndaid. Nii, ja ma saan aru, et mõned need etapid, nii ilusad kui valusad hetked, oled sa siis pannud sellesse raamatusse, mis ka kohe praktiliselt sinu sünnipäevaks ilmub? Jah, tõsi. Kuidagi ma tundsin, et ütleme, see raamatu kirjutamine on olnud pikem protsess, käinud nii ja naapidi ja lõpuks ma otsustasin ikkagi, et on vaja mingid mõtted panna kirja. Mulle tuli appi Liis Auväärt, kes siis kuulas mind tunde ja tunde, need olid nagu teraapiasessioonid meil. Ja just need teemad, see oli hea küsimus alguseks sul, et need teemad, mille ma tõesti 30-ndates ise olen läbi käinud, on seal raamatus ja mis minu soov on see, et see ei ole eluluraamat. Keegi ütles mulle, et ma olen juba hiljaks jäänud, ma olen liiga vana eluluraamatuks. Aga seal on minu lood ja seal on suunavad küsimused, kui inimesed tahavad ise nende teemadega võib-olla rohkem süvitsi minna ja sellised mõttearendused, need raamatusoovitused. Et ma loodan, et inimesed saavad sealt kaasa ühest küljest võib-olla teada rohkem minust või kuulata ka neid lugusid ja kogemusi, aga et vaadata enda eludesse ka korraks kõrvalt. Võib-olla on kõik väga hästi ja tore ongi teada ja saada, et aga minul on selles väga hästi. Või siis mõned küsimused avavad uksi kuhugi mujale muutustesse ja nii edasi. Aga kuidas nüüd on, et kui ma võtan selle raamatu ja seal on teil see lahutuse peatükk ja siis on küsimus, kas sa oled õnnelik oma abielus, et kuidas ma pean vastama sellele või sa annad see nõu ka, et kuidas lahutama hakata või? Ei, seda nõu mina ei anna, sest esiteks ma arvan, et see on, kõik muutused on väga personaalne teekond ja väga erinev protsess. Aga tõesti küsimusi, ma ei mäleta täpselt seal lahutuse teemal, kas see oli see, et kas sa oled õnnelik, aga et võib-olla küll, et kas sa oled rahul selle suhtega, kus sa praegu oled ja miks sa siis oled, mis sa teed selle jaoks või kui sa ei ole, siis miks sa ei ole. Et see ei tähenda ju kohe, et see eeldab lahutust, võib-olla see, aga miks sa ei ole, võib-olla sa ei ole mingeid asju oma partneriga läbi rääkinud ja nii edasi. Et ma nii ei ütle, nüüd teen niimoodi ja hakka elama nagu mina, siis läheb kõik hästi. Ei, ma arvan, et igal ühel on erinev teekond, sest juba tuleb sellest, et mis pagasiga me kuskilt tuleme. Oled sa mõelnud, et lähedki hoopis psühholoogiat äkki veel täiendama ennast? Väga tahaks. Tegelikult aus vastus on see, Tartu Ülikool on siin samas, eks ju? Tartu Ülikool on siin samas kodulinnas ja aus vastus on see, et ma isegi kirjutasin neile jaanuaris ja uurisin selle kohta, sest sügisest avatakse siis distantsõppel
sest päevaõppel ei ole võimalik, on ju 2 väikest last ka, et ma ei taha ennast katki enam tõmmata. Kõik on võimalik, aga mis hinnaga. Ja ma päris tõsiselt kaalusin seda, aga nüüd kevadel ma ikkagi otsustasin, et ma ei ütle, et ma ei lähe kunagi, see mind väga huvitab, see tõesti, ma loen hästi palju raamatuid sellel teemal ja lihtsalt miski, mida ma tahaks, et ennast edasi arendada veel. Aga tuli mul uus bänd ja ma saan aru, et kui mul on valida, kas minna õppima psühholoogiat või praegu teha selle uue bändiga, siis ma saan aru, et minu ikkagi see süda ja kirg kuulub muusikale. Ja ma küsingi niimoodi, et kui palju sul siis need elumustrid paigas on? Sest et ma siin just kuulsin uudist, et sinu praegusesse elumustrisse nagu uus püsikaaslane ei sobi, sul on oma mustrid. Või millal oled sa valmis neid mustrid muutma või arvad, et see nüüd kohe algab 40, sinna 40 on jälle uue mustri loomine? Ma arvan, see on pidevalt mustrite loomine, et jälle väga hea küsimus. Sul on head küsimused. Et mustrite loomine tõesti, ma olen neid pidevalt teinud, võib-olla isegi mitte nagu teadlikult, nüüd ma näen tagasi vaadates, millised mustrid on olnud, üks asi on käitumuslikud mustrid, eks ju, kuidas me midagi teeme, aga teine asi on ka mõttemustrid, mis on minu jaoks jälle väga põnev maailm, et kuidas me endast mõtleme, kuidas me ennast näeme, mis on meie minapilt, kuidas me maailmast mõtleme teistest inimestest, kuidas me reageerime stressiolukord ja nii edasi, et väga paljud asju me tegelikult saame ise valida, aga selleks on vaja teha väga teadlikult tööd endaga, et kuidas me tahame olla, mida me tahame teha. Ja ma ütlen, et tõesti, tegelikult ma olen ühe suure mustri muutnud. Mul on nüüd täitus 8 kuud, ma ei ole tilkagi alkoholi joonud ja see varasemalt, no see on kindlasti oli minu jaoks probleem. Sest see on kõige lihtsam, ma arvan, tegelikult see on paljude jaoks probleem, et see on kõige lihtsam viis, kuidas ennast välja lülitada, tuimestada, on ju. Lihtsalt mina olen see, et kõik või mitte midagi selles, et ma ei saa niimoodi ühte klaasi veini siin praegu sinuga juua, siis me oleks järgmine hetk kell 4 hommikul jooks seal tekiilasid, on ju, kuskil baaris. Ühesõnaga, ja ma võtsin selle tee ette, ma olen varem ka niimoodi katsetanud, aga väga pikalt ei ole püsima jäänud, ikka on tulnud mingi pidu vahele ja mingi tähistamine ja mingi muusikaauhinnad ja tead sellised nagu meie valdkonnas on. Aga nüüd tõesti ja 8 kuud ja ma pean ütlema, et ma pole paremini ennast tundnud. Et ma olen, muidugi see on olnud väga raske, eriti alguses, sest siis tulevad kõik need asjad üles, mille pärast sa oled tuimestanud või mis olukordadega sa pole hakkama saanud või teinekord ei ole ka see, et vahepeal ega ma ei joonud ainult sellest, et hästi halb on elu, ei, kindlasti mitte. Lihtsalt, kui selles muusika valdkonnas ka, et sa saad kogu aeg nii palju emotsioone, teistelt tuleb nii palju häid emotsioone, energiat, siis sellega on ka raske hakkama saada. Ja see on toonud minu ellu väga ägedaid mustreid juurde, kui me nüüd jõuame mustritele tagasi. Ja üks asi on näiteks see, et see aususe muster, nii tore neid tuua, ehk siis aus enda vastu. Et ma ütlen see, et kui sa võtad ära sellised, ütleme, tuimestamiskohad, siis hakkavad need kuidagi tulema need päris vastused, et teinekord ei pruugi need vastused meeldida ka. Et mina olen ka kuidagi pigem arvanud, et ma olen kuidagi on nagu suhedunud ja siis on üks lõppend, hakkab järgmine ja nii edasi, et on vaja nagu kedagi kõrvale. Ja võib-olla mingi hetk tahadki, aga siis kui päriselt tahad, eks ju, et mitte lihtsalt sellepärast, et peaks olema. Et ma praegu naudin väga seda vallalise elu. Ja see ei tähenda, et ma ei suhtle. Mul on väga toredaid sõpru, väga toredaid inimesi ja tõesti, see on ka üks asi, ma naudin uute inimestega suhtlust ja just väga erinevatelt elualadelt. Et kuidagi vahepeal ma tõmbasin täiesti, ma ei tahtnud kellega suhelda, eriti kui lapsed olid hästi väiksed, läkski energiat palju, et siis nüüd ma lihtsalt, ma tunnen, kuidas ma tooge, jutustame ja räägime juttu. Ma pean tõesti komplimendi, sa näed ikka väga hea välja. Aitäh. Ma mõtles, et sa näed välja nagu mingi 20. lõpus, et on näha, et sa oled nagu mingi elu eliksiiri näinud, aga siiski... Aga tead, mis ma teen või? No. Ma magan. Palju jah, ma saan aru, et sulle väga meeldib magada. Ma magan hästi ja see on ka, et võtta, kui alkohol ära võtta ja ma ei räägi üldse nii, mina jõin nüüd iga päev ja niimoodi, et ei suutnud alkoholist eemal olla.
aga meie vanuses on niimoodi, et kui sa ikka paned korraliku peo maha, ega sa ei ole järgmine päev okei. Minul läks 5 päeva, et olla täiesti selles vaimses värskuses tagasi nagu. Et ühesõnaga, et ma olen jätnud kogu selle ruumi nüüd, on tekkinud seda ruumi, et magada hästi ja see ei tähenda, et ma ei käiks pidudel, ma käin, ma lihtsalt ei tarbi alkoholi. Antidepressante võtnud ja võtad sa ilmselt veel, eks ju? Jah. Selles mõttes, et antidepressantidega on see, et sa ei saa ju... Sa ei saa kohe niimoodi, nüüd on hästi ja siis lõpetada ära, et lihtsalt jälle selgitada inimestele, et nagu minu psühhiaater ütles, et ma kirjutasin talle ka, et kas ma võin nüüd 1. jaanuar tuleb, kas ma võin nüüd ära lõpetada, olles 2 kuud võtnud, et mul on hästi. Ja siis ütles, et vaat, nüüd sellel hetkel, kui sul on hästi, siis sealt sa võtad veel 6 kuud, et su aju harjuks jällegi nende mustritega, et ta suudaks päriselt seda tööd teha, et seal midagi muutuks. Väga tihti tehaksegi see viga, et mul hakkas hea. Täpselt, me võime mõtta see sama alkoholiga, eks ju. Mul läks kohmakas üle, sa unustad ära selle ja sa hakkad uuesti võtma, kuigi sa ütled, et jälle tegelikult ei toimi hästi. Et siis ja ma olen sellest avalikult rääkinud, sest minu arust see ei ole tabu. Minu arust palju suurem, nagu nüüd ma näen kõrvalt, kes ma ise ka olin, ma arvan 2 aastat tagasi, et selle asemel tegeleda endaga, toetada oma aju, sest aju on ka organ, aju jääb haigeks, antidepressante ei pea võtma siis, kui sa oled kuskil tohutud augus, et sa enam ei saa voodistki välja. Et see on toetus ajule, miks üldse alguses psühhiaater mulle need kirjutas, oli alkoholi teema ikkagi, et ma nii impulsiivselt, et ma läksin muidugi psühhiaatri juurde, olin täiesti kindel, et ma olen alkohoolik, kõik on läbi, ütle, et ma olen alkohoolik, siis ma saan tegelema hakata, siis et ei, et sa ei ole, aga sa kuritarvitad ja lihtsalt et on võimalik sellega tegeleda, ja tegelikult peabki tegelema, et kui see hakkab juba mõjutama sinu elu või suhteid, Rääkides nuti sellest, siis ma ikkagi näiteks pärast kella 8 üritan, et ma ei ole ekraanides ja hommikul ka ennem 8. Ja sealt tekib ka seda vaba aega. Ma täna mõtlesin, mis ma teen täna pärast 8. Ma koristan kappe, nii mõnus. Muidu ma ei viitsiks seda teha, teeks ikka arvutidega tööd. Ja kindlasti ja lapsed on toonud seda sisse, et kui ma käin lastega, nüüd olen üksi reisil käinud, siis me alustame päeva, mis me teeme täna? Nii sellepärast naudin nendega reisil. Muidugi see on intensiivne. 6 ja 4 aastasega reisil. Ja siis sa pead ju asendama seda nutikirevust neile konstantselt, eks ju, sest et lapsed, see ongi neile nagu narkootikum tegelikult. Ei, no see on meile ka. Sest neil on näiteks reisides veel, nad on selles vanuses, kus neil on põnev, nad lähevad avastavad, me kõnnime mere ääres, viskame kive, et see kõik on nagu super põnev. Kellel on probleem reisidel, mina olen see, kes tahaks nagu võtta telefoni, aga me oleme teinud kokkulepped, et kui ma olen nendega, siis ma ei vaata. Aga see spontaansus jälle, et kõik pole lastega välja arvutatud, et võt nii läheb nii, sest sa ei tea kunagi. Räägi siis, kuidas 406-ga edukalt reisida, et sa enda vaimne tervis paika jääb. Vähemasti videoriilsid on väga fun ja näha, et teil tõesti see kolmik toimib. See toimib ja see ei ole tehtud ainult Instagrami jaoks, vaid see ongi meil fun ja see on sellepärast, et ma ei võta tööd kaasa. Ma jätan arvuti koju juba... Ei, mul on esimesel reisil ka 3 reisi olen ma nüüd nendega üksi teinud. Me olime 10 päeva Horvaatias, 10 päeva Dubais ja nüüd olime nädal aega Hispaanias. Ma ei võta arvutit kaasa. Ma teen ennem töö ära niimoodi, et automaatvastaja on meilidel peal, et kellega ühendust võtta, kui sa tahad Traadet äkki asju, siis võtta sinna, kui sa tahad mu isiklikke asju. Vali number 1, vali number 2. Ja räägi eesti keeles. Ehk siis ma vähendan enda seda ärevust sellega ja ma olen ütlenud, kui on ikka nagu nii oluline asi, mis ei kannata nädala lõpuni või kui ma tagasi olen, et siis võtke ühendust. Aga ongi see, et ma ei võta tööd kaasa. Ma olen täiesti nendega. Ma võtan raamatu kaasa. Ma olen raamatut, seda mulle meeldib teha. Aga ma olen nendega, pluss ma lähen nendega samal ajal magama. Tead, kui palju ma magan reisidel. Nad lähevad 10 magama, me ärkame 7 9 tundi. Ja nii kiht on see, et sa näed neid arenemas. Et ma ütlesin, ma ärkasin üks hommik selle peale, et vanem poeg siis Villem, ta peseb hambaid ise. Sa oled üles tõusnud, muidu ikka tuleb äratab üles. Peseb hambaid, siis ma ütlesin, Villem, mis sa teed? Pesen hambad ja siis mul on mõned hommikused toimetused veel, et siis me võimegi sööma minna. Et see läheb nii kiiresti. Ja nüüd seekord me saime juba minna, tegime 3-kilomeetrise matka ja et see läheb järjest põnevamaks. Ma sellepärast tegelen iseendaga, vaimse tervisega, füüsilisega, magan, et ma praegu saaks nautida seda aega lastega. Sest mul tekkis 2 aastat tagasi see tunne, et siis kui ma veel nikotiini ka tegin, et läksin lapsele järgi lasteaeda ja mõtlesin, millal ta juba magama läheb. Sa pole päev otsa last näinud ja su esimene mõte on see,
siis ma sain aru, et ma ei taha niimoodi elada, et ma tahaks nautida seda. Ja vaat see on üks põhjus, et kui küsitakse, et kas ma tahan veel lapsi saada, siis ma ei ole selles nii kindel. Mul on väga toredad pojad ja ma tahan minna nendega nagu eluga edasi, mitte sinna beebifaasi. Ma ei ütle jällegi, never say never, on ju, aga mulle pean saama ühe lapse veel, et vastupidi, ma naudin praegu seda, et järjest põnevamaid reise meil tuleb, et me tahame nüüd sügisel minna hoopis kuhugi Aasiasse, kuhu ma ei läheks väga väikestega jällegi, sest nüüd oli ka näha, et ühel midagi juhtub, kukub maha, põlv on ära kraabitud, siis sa pead tassima neid, aga nad ei ole enam nagu nii väiksed. Nii, kui nüüd rääkida nii-öelda reeglitest ja ma saan aru, et teil on siis nädal Jalmariga, jah? Kas ütleb ka, et kas Jalmar lubab neil rohkem olla ekraanis või sa oled öelnud, et palun järgime neid ja et nad ei läheks nii-öelda reelt kõrvale? No me oleme läbi rääkinud, jah, see on küll väga hästi, et me saame arutada ja meil on ikkagi kasvatuslikult on väga sarnased põhimõtted ja väärtused, et no ma ei saa kontrollida, et palju nad nüüd minutites on, aga me mõlemad tegeleme sellega, sest see ei ole mõtet, eks ju, ühel nädalal tegelikult teisel mitte. Ma arvan, et mina olen natukene selles mõttes kontrollifriigim selles osas kindlasti, sest minul ei ole kodus juba telekat näiteks, on ju. Okay. Et aga ja, me mõlemad oleme selle võtnud hingeasjaks ja samamoodi nagu laste trennid ka, et lapsed peavad liikuma, peavad trenni tegema, toitumine, millega on selline, eks ju, jah. Väga äge. No mis su plaanid siis need on, et mis järgmine 10 võiks tuua, kui see 30 olid juba niuksed, et vau. Ma ei julge midagi kõva häälega välja öelda, siis tehakse jälle mingi uudis. Aga no mis esiteks ma ütlen, et mina ei tunne üldse hirmu või kuidagi see, et 40 ja kuidas nüüd, et ma ei tea, võib-olla sellel sünnipäeva hommikul, kui see video on üleval, siis ma olen 40. Aga mis see toob? Tead, mulle tundub, et ma olen sellise mingite asjade avastamise alguses, samas on jube hea olla selles vanusest, sest ma ei muretse enam mingite asjade pärast, mille pärast 20-ndates. Olgu mingi välimuse teemad või suhete teemad või lapsed on olemas, karjäärialaselt on hästi. Väga palju. Tead, mulle tundub, et ma vist olen jõudnud sinna, et naudi nüüd, et ei pea kogu aeg ennast lolliks töötama, sest mulle väga meeldib tööd ka teha, on ju. Kui palju sa tegelikult suudad endast välja anda, sellepärast ma vaatangi, et sa nagu ikkagi suhtled läbi see sotsiaalmeedia väga intensiivselt oma jälgijatega või kas keegi on sulle öelnud, et Sandra, sa tõesti aitasid mind oma nõuga või kui palju sa selliseid kirju saad? Saan ja tead, see ongi üks põhjus, miks ma jagan, sest see oli Covidi aeg, Covidi algus vist. Ja mul käis ka lained üle pea, kõike lugesid ja kõik tahtsid ju, mõtlesid, et kui sa rohkem infot, siis saad kõigest sellest paremini aru. Ja siis üks hetk ma hakkasin jagama, varem polnud, varem olid üks üksikud pildid toidust ja loodusest ja et ma hakkasin regulaarselt kuidagi kas metsas jalutamas käima, mingid sellised väga lihtsaid asju. Ja siis üks hetk üks naine kirjutas, et tead, et kui sa poleks neid jaganud, siis mind enam ei oleks siin. Ja see oli minu jaoks, mõtlesin, et issand, mul tuleb praegu ka küll, et kui ma suudan nii väikse asjaga omalt poolt panustada, et see kedagi toetab, et siis muidugi ma teen. Nii, räägi nüüd, millised on vallaliseks olemise plussid? Plussid, et sa võid teha, mis sa võid tulla, minna, millal sa tahad, et sul ei ole nagu veel mingeid kohustusi, sellepärast ma ei ütle, et suhe on tohutu kohustus, aga kui sa tahad head suhet, siis sa pead panustama. Sa pead panustama ajaliselt, sa pead panustama energiat ja mina ei taha keskpärast suhet. et ma praegu, pluss lapsed on ju, mis on see kohustus, et see on kohustus, mulle väga meeldib see kohustus, aga see on kohustus. Et siis ma praegu ei näe, et mul oleks seda ruumi või energiat üldse, et ma tahaks ehitada mõnda suhet, sest ma olen ka mõtelnud, et kui kindlasti keegi tuleb mingi hetk, et siis ma tahaks ka seda nagu väga, ma ütlen, et ma tahan seda kohe reeglite järgi teha, aga tahaks teadlikumalt läheneda. Ma saan aru ärevusest, tabudest vaba. Milline see mees peaks sinu elus olema? Kindlasti ma loodan, nagu selles mõttes tervemõistuslik, eks ju, et mitte, et sa ei võta endale uut võib-olla taaka kaela. Ja vaata, minul on see oht, et ma tahan aidata inimesi terveks teha.
tead, mul on raamatus ka, see on päris hea, mul on raamatus nimekiri asjadest, et kui ma pärast lahutust ma reisisin üksi ja siis mõtlesin, ma teen nimekirja, panen 25 asja, mida ma ootan, mida ma tahan järgmiselt mehelt. Issa, mul võiks see praegu nimekiri olla, ma saaks ette lugeda. Ma tahaks meest, kes on, ja nüüd on nimekiri, jah? Hot, vormis, vanem, endaga hästi heas kohas, edukas, vaba, tahab reisida, sulgudes ka spontaanselt, väga hea voodis, tahab palju seksida, sulgudes siis, kui mina tahan, on enda hobid ja sõbrad, meeldib suhelda, kirglik, hästi põnev, jõukas, lapsed, et teaks, kuidas lastega on, mega chill, aga konkreetne, loeb palju, paneb korralikult pidu, kui vaja, oskab elu nautida, samas on mulle truu, samas on nõus kolmekaks, ei ole kogu aeg kätte saada, aga mulle vastab kohe. Siuke mees on olemas või? Ja siis ma läksin ühe tuttavaga välja, me tegime nalja, et ma ütlesin, et jah, ma tegin sellise nimekirjast, ütlesin, et aga kas sa enda kohta oled teinud selle? Et mida sina suudad pakkuda? Et no muidugi, mul on praeguseks siin muutunud mingid asjad, et eks ma tegin jõin veini ja eks see on selline mööndustega või? Et mis iganes ta teeb, et ta selles omas asjas on tegelikult hea, et see ei tähenda, et sul on mingid Porsche peavad olema õues, see mind üldse ei huvita, vaid see, et mida sa teed seda kirega, mis iganes see on ja sa oled selles hea. Ma teen praegu otsuseid lähtudes kolmest asjast. Üks on intuitsioon, see sisetunne, kas see valetab või ei valeta, ma olen liiga palju võib-olla seda tuimestanud elus, alla surunud ka, et jah, ma küll ei kahetse midagi, aga et intuitsioon, teine on väärtus, et kas siis inimene või ükskõik mingi olukord, et kas see nagu vastab minu väärtustele ja kolmas on närvisüsteem, ehk siis kui ma olen selle inimese ühes ruumis, kas see teeb mind rahulikuks või see teeb mind ärevaks. Ja teinekord me võime tahta asju, projekte, inimesi lihtsalt millegi muu asja pärast. Võib-olla on mingi väline asi või tunnustus või see, kuidas see paneb meid siis teiste silmis tundma, et kas see päriselt minule sobib see inimene või ruum või projekt. Kui raske sul üldse Eestis on, et ma ei tea, võib-olla sul oleks üldse välismaa mees parem, sest et nagu sul on vist raske ilmuda mõne mehe juurde kuhugi, et ta ei teaks, kes sa oled. Kas on kellelgi olnud ka eelarvamus selles suhtes, kes ju tunnevad ära su ja... Ja on küsitud, et kas seal on päriselt mina, aga samas on ka nagu inimesi või ma ei ole seal tohutult, et ma kogu aeg suhtlen. Aga on olnud ka olukord, kus ei tundnud ära, küsis, et millega sa tegeled. Siis mõtlesin, et kas ta nagu teeb nalja või et ta tõesti ei saanud, et ei teadki. Lõpuks ma ütlesin, et sa oled tõesti tuttava näoga natukene. Et see tähendab, et kõik teavad. Mina ei arva, et ma olen Eesti mõttes nagu väga kuulus. Et ma olen tuntud oma valdkonnas, jah, aga nii, et kõik teab. Aga ma tahaks elada kvaliteetselt ikkagi iga päev, et hästi ja nautida ja see ei tähenda, et mulle ei oleks raskeid hetki või teinekord ma ikkagi ei kuku sinna tuimestamisel. Minu tuimestamine on see, et ma scrollin Instagramis neid motiveerivaid mõtteid ja siis muid kui loen ja mõtlen, nii motiveerivad, nii toredad. Et loomulikult on minul ka neid, et kõik on inimesed. Lihtsalt, et ma olen vist jõudnud sinna, et mis teeb vähem mulle endale liiga ja haiget. Aga mis on siis sinu tänase hetkeseisu õnnevalem? Ma arvan, need on võib-olla mingid märksõna, kirg. Mulle väga meeldib teha asju kirega. Ja ausus on kindlasti see distsipliin. Mingites asjades peab olema, mitte kõiges, aga mingites asjades. Ja avatus. Mulle meeldib avastada igasuguseid asju. Et mulle tundub, et ma olen selles olukorras, et mitte, et ma nüüd tean kõike, mis ma arvasin 34, et ma mäletan, et ma tean kõike. Kõik on nagu välja juba arvutatud, kõik on selge maailmast. Et mul on vastupidi, et nüüd ma mõtlen, mida veel on võimalik, mida veel on pakkuda, kuidas saab teistmoodi mingitest asjadest mõelda, et selline mingi mängulisus on. Et see on väga kihvt.